Parasiitide maailm on väga suur ja kirju ja on neid parasiite, mis on ohuks nii inimestele kui ka loomadele, aga labrises uuritakse enamasti parasiite, mis ohustavad just nimelt loomi. Aga on ka selliseid parasiite, mida kannavad loomad, aga mis ohustavad just nimelt inimest. Kaidi, sina tegeled parasiitide uurimisega, et milliste parasiitidega täpsemalt ja kes neid kannavad? Meie uurime loomade parasiite ja me uurime erinevate loomaliikide parasiite, nii näiteks veiste, sigade kui ka lemmikloomade, kalade, mesilaste, kodulindude parasiite. Määrame nii siseparasiite kui ka välisparasiite ja samuti me uurime loomade lihastes leiduvaid keeritsusse ja igapäevaselt uurime näiteks nii kodusjaliha kui metsjaliha ning jahihooajal ka karuliha. Kuidas parasiidid meie organismi üldse satuvad? Peale kontakti loomadega, kas lemmikloomadega farmis töötades ja samamoodi kui tarbime näiteks kontrollimata toidutoorainet. Kuidas me saame ikkagi peaasjalikult vältida seda, et me ei nakatuks? Kõige lihtsam on jälgida ikkagi elementaarseid toiduhügieenireegleid. Tuleb tarbida kontrollitud liha, et meie siin töötamegi selle nimel, et nii poodides kui ka tööstustes kasutatav liha oleks ohutu inimese tervisele. Kaidi, sa mainisid seda keeritsussi, et on ju jahihooaeg ja see tundub ikka päris kole elukas olema, et kes seda kannab kõige rohkem? Kannavadki metsloomad, lihasööjad ja segatoidulised metsloomad ja meieni jõuavad peamiselt metsjad ja karud, sest neid tarbitakse toiduks. Kuidas inimesele mõjub? Kui inimene sellega ikkagi nakatub, siis võib väga ohtlik olla, et tuleb väga ruttu perearsti poole pöörduda ja ravi peale saada. Väga oluline ongi enne tarbimist tuua metsja ja karuliha meile uuringusse, et olla kindel, et seal ei ole sees keeritsussi. Seega, kui ma lähen restorani ja valin sealt menüüst karukäpa, siis ma võin olla kindel, et siis on see liha juba söödav ja ohutu. Ja, siis on kindel, et see on meie poolt ära kontrollitud. Mul on kodus kass. Ma arvan, et paljudel televaatajatel on ka kodus loomad, et mida nendelt koduloomadelt saada võib? Koduloomadel on nii ainuraksed parasiidid kui ka ümarussid, siseparasiidid. Et soovitan kindlasti regulaarset parasiiditõrjet teha, et seda ohtu üldse ei oleks. Ja kui on mingi kahtlus ikkagi, siis tuua näiteks proov meie laborisse uuringusse. Nii et see parasiit pole siis mitte kahjulik ja ohtlik ainult siis sellele 2-aastasele 4-käpalisele Hannale, vaid on ka ikkagi mulle reaalselt kahjulik. Ja see on täitsa potentsiaalne oht, jah.